Nii, tere kõigile! On uus nädal, esmaspäev ja kaardite valimise päev. Täna valin kaardid kanaldatud valguse sõnumite kaardipakist ja tuletan meelde siis, mida tähendab selle sõnumi valimine ehk kaardi valimine siit pakist. Tähendab siis seda, et sa täidad enda anumat ehk energia hoidjat sulle vajaliku energiaga, et olla igapäevaliselt, igahetkeliselt teadlikkuses, külluses igal tasandil ja püsivalt energiatega täitunud. Et sellised imelised kaardid ja neid kaarte võid valida ka siis piltide järgi või siis lihtsalt nii, nagu kaarte valitakse. Segades, mõeldes sõnumit ja tõmmates välja siit 3 kaarti sellest pakist. On pöördelised ajad ja energiates muutumised ja seda eelkõige sinu enda sisemuses. Juba 27.8 olid sellised olulised inimese jaoks päevad, kus energiatasandis muutused võisid hakata esile tooma siis sinu jaoks erinevaid enesetundeid, siis aistinguid ja võib-olla ka siis teadvustamisi. Mida rohkem sa vana ja olnuga ühined, seda võib-olla raskemalt sa ennast võid tajuda ja tunda, sest kõik see vana hoiab sind, see, mis on olnud, hoiab sind madalamates ehk siis võiks ka öelda aegunud, sest me liigume uutesse energiatesse edasi, energiates kinni ja võib võimendada neid vanu kogemusi ja ei lase uutesse energiatesse siis sujuvalt edasi minna. Seega kõik pärineb sinu enda sisemusest ja lubades endal olla lihtsalt hetketeadlikkuses, siin ja praegu, oled sa olevikus, selles ajaperioodis, mida sa enda ümber näed, mis sul hetkel on voolamas nii-öelda sinu elus. Ei keskendu sellele, mis oli. Tead, et see oli kogemus. Olles enda teadlikkuses, olles rõõmus, heaolus, siis sellega lood sa seda, mida sa maailmas näed. Nii need kaardid, mida me valisime, 1., 2. ja 3. Ja ka kaardid ütlevad seda, et sinu teadlikkus aitab sul üle minna igasugustest uuendustest ja kaasa minna siis nendega, mis maailmas uuenduste käigus siis energiatasandil sulle siis võimalikuks saab. Kui oled vanas kinni, blokeerid ära uue vastuvõtmise, uue tuleku enda ellu. Blokeerid ära võimalused ja eriti toimub see sellel kuul, märtsikuul. Just ka laupäevasel kursusel rääkisin osalejatele, ehk siis see on selline sisetunne kanaldusena, et lähikuudel, lähiaegadel ja oluliselt märtsis toimuvad võimsad muutused. Ja siin ongi see, et kes hinge on valmis kaasa minema nendega või on otsustanud kaasa minna. Kui on otsustanud, siis teda aidatakse valgusabilised, keda te võite piltidel näha orbidena. Need on sellised kõrgsagedusele arenenud vaimolevused, kes aitavad inimesel igal tasandil uueneda, võimenduda. Nii et esimene sõnum jäi pooleli vist see märtsikuus, kes liiguvad üle, need hakkavad reaalsust tajuma hoopis teistmoodi, kes jäävad vanasse, nende jaoks ei ole mitte midagi muutunud, nad ei saa nagu mitte midagi aru, et midagi oleks maailmas või nende sees või ümber muutunud, aga
tuletan siis veel kord meelde, et kõik muutused algavad sinu enda seest eelkõige. Ja sellega lood sa muutusi maailmas. See, mis toimub välises maailmas, on kõikide inimeste, kogu inimkonna projektsioon sellest, mida nad sisaldavad. Nii et mida rohkem on selles konfliktsust, mida sul sees on, seda rohkem on neid ka välises maailmas. Esimene kaart universumi poolt sõnum, et see on ideaal, et sinu hing ja keha vaim on omavahel harmoonias. Ja kuna see kaart tuli esile, siis see näitab vajadust muuta suhtumist sellesse positiivsemaks, ausamaks, neutraalsemaks. Ja sa saad saata alati valgust mineviku sündmustele, kui nad esile kerkivad eelmistele eludele või karmale, kes seda usub, aga ka olevikku, mis on kõige olulisem, sest just olevikus tehtud muutused aitavad muuta seda, mida sa oma elus siis koged ja mis on tuleviku reaalsuses sul. Abistav kaart oli siis see, et armastus. Armastus on ülim valguse energia. Armastus ongi see kosmiline nektar, mis tuleb valgusena alla inimeseni ja ta on suur loomejõud, sinu loomepotentsiaal. Ja selle armastuse puudusel võid sa ennast viia energiatest tasakaalust välja, haigestuda, aga sa saad teadlikult iseenda otsuse valikutega tõsta oma sagedust armastuse sageduse tasandile ja täita ennast armastuse valgusega. Ja siis oled sa oma keha, hinge, vaimuga koosluses ja ühenduses ja lood sellist reaalsust, mida sa tahad maailmas näha. Ja praegusel ajal, nagu te näete, on see väga-väga oluline. Ja mille abil saad luua on kolmas kaart siis, et see tuletab sulle meelde, et sina oled kosmilise ja ta lõpmatus liikumises. Sul on võimalus arenguks, aga samas ka kõik teed lahti vaimsel tasandil kulgemiseks ning kõrgema sageduse reaalsuse tõusmisel. Hingede transformatsioon on alanud. Meil tuleb ärgata. Just praegu on sinu enda otsuste, taotluste ja reageeringutega võimalik täielikult muuta eelkõige iseendast sees toimuvat, see läbi ka välises toimuvat ja seda, mis toimub maailmas. Nii et ärge alahinnake seda, mida te mõtlete, mida te tajute, mida te tunnete, mis energiatasandid teie sees on. Sest kui sinu sees on konflikt, viha, siis sa kiirgad seda maailma, tõmbad samasuguseid sündmuseid ja lood samasuguseid sündmuseid enda ellu. Nii et aeg on ärgata ja saada teadlikkuseks enda jõust ja väest, enda loomepotentsiaalist, oma hingede eest ja enda looja olemusest ja ka sellest, mis on sinu elu mõte. Soovin sulle imelist kulgemist märtsis ja transformeerumist uutesse energiatesse. Valgust, armastust sulle. Telli kanalit, liitu kanaliga, toeta minu üleslaadimise siin YouTube'i kanalis. Olen sulle piiritult südamest tänulik.